Tere ilusasti päeva! Järv minu selja taga on hästi mõnusalt rahulik ja ma usun, et me kõik soovime tegelikult ise ka olla pidevalt sellises rahuseisundis. Kuid üsna sageli tunneme me ärevustunnet ja kindlasti on sulle tuttav tunne see, et meie keha reageerib emotsioonidele. Ehk me tunneme ärevustunnet just nimelt oma kehas, meie hingamine läheb kiiremaks, meil tekivad pinged lihastesse, õlad võib-olla tõusevad üles, võib-olla oled ka sellega tuttav, et enne eksamit kõht läheb lahti ja peab tualetti jooksma või siis just nimelt ärritusseisundis käed tõmbavad rusikasse. Ehk see pingeseisund, et me tunneme oma emotsioone siis kehas. Kuidas aga Pilates aitab sulle sellise ärevustundega toime tulla ja harjutada keha rohkem rahus olema? Toon seal mõningad vihjed ära. Näiteks harjutus 100, mis on siis Pilatese harjutustest esimene. Siin sa hingad sügavalt sisse, lugedes 5-ni, ehk siis pumbates kätega 5-ni ja hingad sügavalt välja, pumbates kätega jälle 5-ni. Ja niimoodi siis 100 kordust. Ja selle harjutuse eesmärk ongi see, et ühelt poolt me aktiveerime oma südame-veresoonkonna tegevust ja valmistame keha ette nüüd teadmiseks, et nüüd hakkab treening. Aga teine pool sellest on see, et just nimelt need sügavad hingamised rahustavad meie närvisüsteemi, juba valmistavad ette selle õige hingamise mustri, diafragma hingamise, kus diafragma liigub üles-alla ja masseerib meie siseorganeid, meie kõhulihased aktiveeruvad vaagnapõhjalihasteni välja. Ja kui sa sellest tahad täpsemini teada, siis mul on olemas üks töötuba just nimelt sellest, kuidas hingamine ja vaagnapõhjalihased omavahel seotud on. Aga kui sa mõtled nüüd edasi ja oled Pilatesega tuttav või isegi kui sa ei ole tuttav, siis Pilatese harjutustel on oma üsna kindel järjekord. Ja need harjutuste järjekord on väga oluline just sellepärast, et need on kokku loodud nii, et nad stimuleeriksid närvisüsteemi erinevalt. Kui nüüd lähme edasi harjutus 100, siis ta on küll pumbates selline aktiivsem, aga hingamise poolest selline pikad hingamised ja kui siis edasi minna, siis ülesrull on juba rütmilisem, hingad sisse, hingad välja, koos liigutusega koos. Puhastad kopsu, kops tühjeneb, järgmine on jalaringid, tulevad aktiivsemad. Ehk siis me stimuleerime jälle seda sümpaatilist närvisüsteemi osa, mis siis võitle-põgene poole pealt on. Ja järgmiseks tuleb palline veeremine. Sinna vahepeal tulevad mõningad muud harjutused ka, kui sa oled juba tuttav Pilatesega ja praktiseerinud palju, siis lähevad need harjutused natukene raskemaks ka ja tuleb harjutusi juurde. Aga ma loodan, et sa järgmises Pilatese tunnis või Pilatest praktiseerides paned tähele, kuidas need harjutused on loodud just nii, et nad soosivalt sinu närvisüsteemile mõjuksid, nii et mõtle selle peale veel, et nii nagu elus ei ole ainult see, mida me silmaga näeme ja käega katsuda saame, siis Pilates ei ole ainult harjutuste sooritamine, vaid seal on veel mõte taga. Ilusat päeva sulle ja kohtumiseni Pilatese treeningus!